Täna lähme Tartu Ülikooli farmakognoosi õppelaborisse, kus õpitakse tundma ja uurima ravimtaimi. Meid ootab külla professor Ain Raal, kes on Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi juhataja. Professor Raal on Eesti proviisor, õppejõud, teadlane ja publitsist, kes on välja andnud mitmeid raamatuid ravimtaimedest. Eesti keskealistel inimestel on verekolesterooli tase mõõdukalt või tunduvalt kõrgenenud 80–90%. Kõrge kolesterooli tase on üks olulisemaid veresoonte lubjastumise põhjusi ning eriti ohtlik, kuna inimene ise tavaliselt ei tunne midagi. Professor, milline on olnud läbi ajaloo ravimtaimede roll kolesterooli langetamisel? Keeruline. Eks see kolesterooli mure ole ju inimkonnal olnud kogu aeg, kuigi me peame seda ka põhjendatult nüüdisaegseks haiguseks, aga ega see aeg ju, kui inimkond on teadnud kolesterooli kui sellist ja sellega seotud probleeme, ei ole kuigi vana. Ega siis paljudel juhtudel ju haigusi ei diagnoositudki ja inimestel mingi moment sai haig otsa. Nii et sellest uuest ajastust me võime rääkida ikkagi suhteliselt väikese ajavahemiku kontekstis. Kuidas suhtuvad kaasaegne meditsiin ja teadusuuringud nendesse traditsioonilistesse meetoditesse? Sellega on niimoodi, et kui me võtame aluseks kriteeriumid, millele peab üks ravimpreparaat vastama ja siis need on 3. See preparaat peaks olema võimalikult efektiivne, ta peaks olema võimalikult ohutu ja võimalikult kvaliteetne ja need samad kriteeriumid on ülekantavad ka siis toidulisanditele. Ehk et tegelikult ei olegi ju üldse niivõrd tähtis see, kust kohast üks aine pärineb, kas ta on siis looduse poolt loodud või sündinud laboris, kas täissünteetilisena või poolsünteetilisena, vaid tähtis on ikkagi see, et ta toimib, et tema toime on tõestatud ja samas, et need ohud oleksid minimaalsed. Kuid millistes olukordades võiks inimene kaaluda taimset kolesterooli langetamispreparaati? Kui tervis läheb käest, siis kolesterooli näitajate mõttes, siis tuleb hakata tegutsema. Ja esimene asi on see, et tuleb üle vaadata oma eluviisid, mis siis võiks selleks niisuguseks arvuliseks markeriks või häireolukorraks olla. See on siis üldkolesterooli sisaldus vahemikus 5–6,5, eriti peaks vaatama siis seda 6,5 piiri, see on siis millimooli liitris, on siis arvutatuna sisaldus veres. Sellest alates tuleks nüüd käsile võtta siis oma eluviis, sealhulgas füüsiline aktiivsus, loobuda suitsetamisest, vaadata üle oma dieet, jälgida väga hoolega, mida toidus vältida. Need on siis loomsed rasvad, jälgida seda, mida toiduratsioonis suurendada. Need on taimsed kiudained, kala, ka linnuliha ja vajadusel, sest mõnigi kord sõltuvalt nendest kolesterooli näitudest võib sellise eluviisiga seotud abinõudest olla vähem ja tuleb hakata preparaati lisaks võtma. Ja miks mitte siis alustada looduslikest vahenditest, mis ju paljudel juhtudel on korralikku tõestust leidnud oma toimete efektiivsuse poolest ja võib-olla ei pea olema sugugi esimeses valikus statiinid. Kui kaua neid preparaate tavaliselt tarbima peaks, et näha siis tulemust? Kindlasti need preparaadid, olgu nad siis looduslikku või laboratoorset päritolu, ei ole nagu peavalutabletid, et võtad sisse ja poole tunni pärast või tunni pärast on asi unustatud, vaid neid tuleb manustada pikemat aega. Kui me räägime üldse
sellisest absoluutsest miinimumist, siis see hakkab peale 3-4 nädalast, kuust. Mõnedel juhtudel hakkab see toime täiel määral ilmnema alles 2-kuise manustamise järel. Ja kui siis need näidud on läinud soovitavatesse piiridesse või olulisel määral paranenud, siis see ei tähenda sugugi seda, et nüüd võib järgi jätta, vaid seda manustamist tuleb jätkata. Sest et niisugune kolesterooli muutustega seotud seisund on ikkagi organismile krooniline ja see olukord ei erine sellest, kui inimesel on välja kujunenud diabeet näiteks või kõrgvererõhktõbi, mille vastaseid preparaate ta sisuliselt peab tarvitama elu lõpuni. Ehk et kui me võrdleme oma organismi nagu ühte toredat maja, mis meile meeldib, siis on hea seda maja koristada, aga ei aita ju see, kui me seda maja koristame üks kord. Seda maja on kogu aeg vaja koristada ja hooldada. Ja väga asjakohane kommentaar, et ma saan siis õigesti aru, et kui mul ikkagi kolesterool on tõusnud, et siis 2 kuud ma siis tarvitan teatud preparaati, kui efektiivsus on olnud hea, siis ikkagi tuleb seda pidevalt kasutada, et mitte, et nüüd on korras ja nüüd ongi korras, et tuleb ikkagi põhimõtteliselt elu lõpuni preparaati kasutada, et toime oleks pikaaegne. Jah, nii ta paraku on, et kui me nüüd läheme apteeki ja selle preparaati endale soetame, et siis selle raha äraandmise momendiga ei ole mitte kõik lahendatud, vaid siis kõik alles algab. Ja nagu kuulaja vaataja saab aru, et see on pidev ja järjekindel töö ja see on selline tahe, järjekindlus ja see on see, mis viib sihile. Ja kui nüüd see enda jaoks uus preparaat kasutusse võtta, siis kindlasti tuleb vajaliku aja järel ka teha vereanalüüsid ja vaadata, mis siis see objektiivne pilt on, et kas ja mil määral see preparaat ikkagi meile mõjub, sest et seda laadi vahendite puhul võib üsna olulist osa mängida ka inimese individuaalsus. Ja see on ka selline omamoodi niisugune häälestamise küsimus, et väga palju sellise lähte kasutusskeemi me saame võtta siis teadusuuringutest, aga see tuleb organismile siis kohandada, kontrollida ja seejärel võtta sisuliselt pidevaks kasutuseks, aeg-ajalt jällegi siis jälgida, mis reaalselt veres toimub. Kuid kui inimene nüüd suundub sinna apteegi riiuli ette seda valikut tegema, et millest siis võiks lähtuda või kuidas seda õiget preparaati siis välja valida? Mõnigi kord võib nii olla, et see riiul on üsna kirju ja kui seal on ka karpide peal see info üsna väikses kirjas ja teinekord ei ole ju ka tavainimesel meil selliseid spetsiifilisi teadmisi ja oskusi õiget valikut teha. No isegi televiisorit ostes me tihti ju küsime asjatundja nõu, et ega siin kõige parem lahendus on ikkagi see, et küsime nendelt, kes on vastava hariduse saanud, ehk küsi apteekrilt on lühike retsept ja kõige tõhusam retsept. Aga täname teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ja olge terved ja olgu teil järjepidevust oma tervist hoida.